Kõige parem lugu, mida ma tean. Mina ei suudaks nii head lugu kirjutada. Kujuta ette, et oled Jumal. Sul on 100 miljardeid galaktikaid, igaühes neist 100 miljardeid tähti ja planeete ümber tähtede. Üks väike planeet tõstab mässu ja saab sinu vaenlase tugipunktiks. See on mürgitatud patuhaigusega, mis on kõigile selle asukatele surmav. Niisiis, kas jätta see surema ja teha uus? Ei, sa lähed isiklikult sinna. Sa räägid inimestega, kes kuulavad, jutustad neile iseendast ja tõotad, et tuled õigel ajal ja lahendad probleemi. Ja hiljem saab sinust üks neist, armetu maalane. Sa sünnid sajandeid enne valuvaigisteid ja massikommunikatsioonivahendeid. Sa ei taha neid hirmutada, seepärast lähed ühena neist. Sa istutad end embruana noore maatüdruku sisse, tema loal muidugi. Kuid see lõpeb peaaegu pisaratega. Keegi ei küsi luba tema tulevaselt abikaasalt, kes teab, et see pole tema laps ning lahkub. Siis räägib ingel mehele, et see on Jumala laps ning mees abiellub temaga. Kuidas ta üleüldse isana oli? Kas ta mõistis 1% sellest, kes sa olid? Sa sündisid laudas, mitte rosas sünnitusosakonnas, mitte välja õppinud ämmaemanda juuresolekul. Selles linnas on 10 sugulasi, kuid nad ei kutsu su ema enda juurde, sest nende arvates oli abielueelne rasedus skandaalne. Seepärast nimetatakse sind kogu elu sohilapseks. Ja nii mõistab religioon hukka Jumala enda. Sa oled sündinud juudina. See on riskantne käik. Peaaegu mitte keegi ei mõista, et sa oled Iisraeli kuningas. Veel vähem seda, et oled universumi valitseja, kuigi mõned välismaa mõttetargad nuputavad selle välja ja tulevad sind kummardama ja toovad rikkalikke kingitusi. Ent kohalik diktaator kuuleb sellest ja otsustab kaotada ära kõik alla 3-aastased lapsed. Sa kaotad peaaegu elu, kuid su ema ja maapealne isa kiirustavad põgenikana Egiptusesse. Seega mõistad sa ilmselt maailma pagulasi ja kodutuid ning soovid anda neile kodu. 12-aastaselt lähed sa Jeruusalemma templisse ning esitad religioossetele juhtidele ja mõtlejatele ohtralt küsimusi, püüdes neid oma missiooniks ette valmistada, kuid siis kaod sa vaateväljast. Teismeheas ja 20. eluaastates pead sa väikeses külas äri, et pärast isa surma peret ülal pidada. Mis tunne oli olla Jumal ise, kuid samas täielikult inimene? Mis su pehas toimus? Kas sa meenutasid, kui sa puitu peeteldasid, päeva, mil sa lõid puud? Kas sulle valmistas pettumust näha inimesi elamas niivõrd palju allpool nende potentsiaali ja loodust nii kehvas seisukorras? Kas sa kibelesid seda kõike kohe korda tegema? 30-aastaselt saab sinust rändõpetaja ja tervistaja. Sa toidad vaeseid maainimesi ja haisvaid kerjuseid, puudutad kärnaseid pidalitõbiseid ja muudad nende naha imiku naha taoliseks. Sa lubad naiste rahval end avalikult puudutada ning ta saab terveks oma pikaajalisest günekoloogilisest haigusest. Sa teed sõprust käredahäälsete, depressiivsete prostituutidega ja kutsud neid paremale elule. Sind nähakse koos maksuametnikega, kes on end müünud sisse tunginud sõjaväele ning nõuavad oma rahvalt ränki makse. Sa tood Jumala kõige vähem lootust äratavate inimeste juurde ja mõned kõige vähem religioossena paistvad inimesed on sinule avatud. Sa vaidled palju religioossete juhtidega, kes arvavad, et armastusest ja õiglusest olulisemad on inimesi välja arvavad reeglid. Nad nimetavad sind rumalaks ja patuseks. Sa pidid küll sisimas naerma, kui armetud inimesed püüdsid õpetada religiooni kõige teadjale.
Sa püüad panna neid nägema, kui väga armastab Jumal iga inimest, ükskõik kui langenut ning kui kaunid ja elulised võivad olla Jumala seadused. Lõpuks häritad sa neid nii väga, et nad tapavad su. Jah, sa surid, olles ise elu, nagu nimetas sind su parim inimesest sõber Johannes, kes pidas sind elu ja teadlikkuse andjaks kõigile, kes hingavad. Elu suri, see surm oli väga inimlik. Sinu viimaste sõnade hulgas oli palve, mida paluvad väikesed lapsed magama minnes. Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Kas sa teadsid, et tuled tagasi? Kas sa oleks seda igal juhul teinud? Kui sõdurid sinust kinni haarasid, oleksid sa võinud nad kõik aeglaselt tappa, aurustada planeedi ja minna tagasi oma troonile. Kuid sa lasid neile ennast piitsutada ja pilgata. Ühel päeval näevad nad sind taas, istumas maailma troonil. Sind, kes ütlesid, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete minule teinud. Sa lasksid neil lüüa naelad puusepa sisse. Tappa eluandja, olla julm kõige lahkema isiku vastu, karjuda vihaste armastuse kehastuse peale. Minu eest ja minusuguste inimeste eest, mässajate eest, inimeste eest, kes püüavad olla õnnelikud tobedaid meetodeid kasutades, küünikute eest, kahtlejate eest, ennast täis tühiste inimeste eest, püüdlike inimeste eest ja nende eest, kes oleksid ei tea kes, kui vaid suudaksid. Sina surid, et mina võiksin elada. See on rabav. Sa armastasid mind ja andsid oma elu minu elu eest. Kui nad olid su tapnud, kiirustasid nad koju religioosset püha pidama. Sina lamasid kivises hauakambris, külm kui kivi. Kuidas suutis taevas seda vaadata? Kes oli kolmainu Jumal ilma sinuta? See küsimus käib mulle ilmselt üle jõu. Sinu vaenlane arvas, et oli sinust jagu saanud, arvas, et tema on maa vastu vaidlematu valitseja. Pärast puhkepäeva tõusid sa lihtsalt üles, jätsid surma pika ninaga ja naersid iga inimese suurimale hirmule näkku. Sa ütlesid, mina olen üles tõusmine ja elu, kes minusse osub, see elab, isegi kui ta sureb. Sa ütlesid, et tulid hävitama saatana kogu kätetööd, surma, valu, hirmu, pattu, valesid. Sa veetsid 40 päeva oma sõpradega ja julgustasid neid minema maailmale häid sõnumeid viima. Siis läksid sa koju. Kas võib olla nii, et sina, kes oled ülendatud kõikväeliseks jumalaks, samastad end ikka veel inimestega ning mäletad, mida tähendab olla inimene? Olla väsinud, olla heitunud, tõmmata magnetina külge pattu, olla nõrk ja ebakindel. Kui nii, siis võin tulla sinu trooni juurde kindlustundega ja loota raskel ajal sinu armule ja abile. Niisuguse armastuse korral võin eilse süü minema visata ning sammu kiirendada. Ma võin panna oma määrdunud rõivad sinu suurepärase evangeeliumi pesumasinasse ja olla kindel, et puhastad mu hinge sügavuti. Ma võin sind armastada kogu südame ja kogu mõistusega ning pidada hea meelega sinu käske vaba isiksusena. Ma võin tunda rõõmu igasuguse iseka motiivita juhtimisest ning juhist, keda ma endise vastuhakkajana arvan väärt olema kogu austust ja väge, kuna sa läksid ristile. Ma võin isegi Vikati mehe üle naerda, sest universumi raskekaalu tšempion alistas tema ja sa oled minu poolel. Ma võin veeta terve igaviku seiklusrikastel huvireisidel lõputult põnevas universumis ja mis peamine, olla lihtsalt sinuga koos.